Vaatame praktilist näidet, kuidas 2 pangaklienti või 2 autot võib käsitleda nendena 2 punktina eukleidilise kauguse kontekstis. Alustame pangaklientidega. Kujutage ette, et meil on 2 klienti ja me tahame hinnata, kui sarnased nad on oma pangateenuste kasutamise mustrite põhjal. Me võime vaadata selliseid omadusi nagu kontode arv, igakuine keskmine jääk ja tehtud tehingute arv. Iga omadus on mõõde meie mitmemõõtmelises ruumis. Esimese sammu korras ühismõõdustame need andmed, et iga omadus panustaks võrdselt kauguse arvutusse. See tähendab, et kui ühe kliendi igakuine keskmine jääk on 1000 eurot ja teisel 10 000 eurot ning tehingute arv kuu jooksul vastavalt 10 ja 100, siis ühismõõdustamine aitab meil mõlemaid omadusi võrdselt arvestada, olenemata nende loomulikust väärtuste vahemikust. Seejärel, kasutades eukleidilise kauguse arvutamise meetodit, saame kindlaks teha, kui sarnased või erinevad need kliendid on, tuginedes nende panganduskäitumisele. Nüüd autode juurde. Oletame, et soovime võrrelda 2 autot nende omaduste nagu kütusekulu, võimsus ja hind põhjal. Iga omadus esindab jällegi dimensiooni meie mitmemõõtmelises ruumis. Enne eukleidilise kauguse arvutamist tuleb ka siin andmed ühismõõdustada. See tagab, et auto kõrge hind või suur võimsus ei mõjuta kauguse arvutust rohkem kui kütusekulu. Ühismõõdustamise järel saame eukleidilise kauguse abil hinnata, kui sarnased need 2 autot on, arvestades nende tehnilisi näitajaid. Need näited illustreerivad, kuidas eukleidilise kauguse mõõtmine võimaldab meil objekte kvantitatiivselt võrrelda, olenemata sellest, kas need objektid on pangakliendid või autod, muutes abstraktsed sarnasused ja erinevused mõõdetavateks ja mõistetavateks suurusteks.